Jätkame siis selle sigari projektiga. Võtsin kõik katkised padjad küljest ära, need on kõik isegi originaalid olid, aga noh, katki. 86 aasta templid on peal. Ägedad pasunad võtsin ka ära, paneme selle nii-öelda tänapäevasema. Eelmine kord lõppeski sellega, et ütlesin, et alustan lati vahetamisest. Kuna see otseselt mootori swap'i ei puutu, siis ma seda osa ei filminud. Sest mõnel on ju ka tehase poolt võimendiga latt olemas. Aga mis tehtud sai, oligi siis see, et latt käib 3 poldiga kere küljest lahti. Siin on üks. Siia panin määred ka, et kunagi oleks lihtsam, kui mis iganes latiga peaks juhtuma. Siis uue kummikatte. Kummikatte keskele see klamber tagasi panna oli väga huvitav. Sest see kummikatte sees on augud mõlema poldi jaoks. Ja siis see klambri serv peab kummi sisse minema. Et seda oli nagu väga põnev paigaldada. Et lõpuks saigi nii, et siinpool oli katteauk suurem. Siit lükkasin sõrmed sisse ja siis sai nagu liigutada. Nii siin taganurgas alumine polt on siin, ülemine on seal. Nii, siis jah, tekkis siia see klamberi juurde, kuhu vahele käis roolivõimu potska. Selle latist tagasivoolu ühendasime siia ära juba, see voolik jäi siia üsna peitu. Siis see voolik on, mis läheb pumbani, see on gaasitrass. Jämedam on siis pumbani pealevool. Esmapilgul tundub, et see võib-olla isegi ulatab. Eks töö käigus selgub. Siin on mingisugune ots on olnud, nagu ma vaatasin, kas tuulutusega tegelikult skeemide järgi, et kui on üdraga piduri võim, siis siin on mingi ülevool. Selle augu peab kinni panema. Samamoodi on siin all ka üks auk. Ka selle piduri võimendi pärast siia ma panen silikonist korgi ette. Nii, siis peaks olema kere poolt kõik nüüd ette valmistatud. Jah, nagu näha, käugukasti ka ei ole. Siin 2 kinnast ripub. Kasti võtsin ka ära. Pesin puhtaks. Siin taga on mingi huvitav kork. Siit vahelt on kõvasti lekkinud. Veel põnevam on see, et seda korki ei ole nagu kohe saada. Aga õnneks saab seda auto küljes ka vahetada, nii et praegu ikkagi paneme kokku. Selle simmeke siin ma vahetan ära. Ja veovoldi flantside omad ma vahetan samuti ära, sest ma nägin üsna palju vaeva, et see kast puhtaks pesta. Ja ta võiks siis siuke puhas ja ilus olla edasi ka. Kastile panin ka vahepeal uue survelaagri. Lisaks võtsin need karikad küljest ära. Siia tulevad uued simmekad. Need peab pärast tagasi õlile siin välja. Sissevalamispunni katsusin ka üle, see ka keerab. Siit tagant selle simmeka vahetsin ka ära. Kast on nagu põhimõtteliselt valmis. Õli ma panen auto peal sisse, et praegu on tühi ja kuna neid karikaid ees ei ole, siis ei sega need välja ulatuvad võllid ka nii väga. Aga mootor on siis valmis. Sidur on siin juba pooleldi paigas. Toorratta keerasin kinni. Pain see pleki ka siia vahele. See kipub mul alati ununema ja tuleb alles siis meelde, kui ma olen mootoriga juba kasti juures. Siis on seda ilgelt nõme sinna vahele panna. See plekk jäi siis ka nüüd vana mootori oma. Et siin on siis 3 starteri poldi auku. O-ratas on ka vana mootori oma. Seda siis sellepärast, et kasti koda on väiksem ja uue O-ratas on läbimõõdult suurem. Siduriga uurisin ka algul, tahtsin suuremat saada. 240 sidur näiteks ei mahu üldse siia kotta ära. Või juba ratta piirist läheb välja. Ja 228 sidurit 24 ambaga ma ei leidnud mitte kuskilt. Siis läksime seda teed, et siia kettale said pidurimeistri juures uued katted. Siuksed vastupidavamad. Ehk siis on siukest läiget sees. Tea, kui hästi siia pildi peale jääb, aga veits siuke sädelus on nagu labadega kettal, need keraamilised padjad. Aga nüüd ma panen korvi ka ja järgmisena saangi kasti siia otsa tõsta, et siis näeb esimest korda, kuidas see asi üldse välja näeb. Tõstsin siis kasti otsa. See kast on ise ennast üsna kerge.
Loodame, et ainult pauguga laiali ei käi, sest tehase poolt on ju 66 kilovatti ette nähtud ja nüüd tuubeldame. Okei, et see kilovatid jällegi on oluline, vaid pigem vääne, et sellel vanal mootoril võib-olla mingi 160 newtonit maks, aga sellel uuel on ju üle 300. Aga paika ta läks, starter läks ka siis see vana mootori oma, selle 3 poldiga. Siit see lingi koht on siuke, kus on kõige vähem ruumi. Piilume korra siit ka. Ma pean vaatama, kuidas see siia taha istub, et kas ta jääb segama. Eks siis ma pean veits maha käiama siit seda. See selgub juba siis, kui on auto peal. Aga ma vist käppadest ei olegi rääkinud. Käpad ma jätsin ka vana mootori omad. Siinpool oli niimoodi, et see auk klappis täpselt. See auk, jah, siin on ta ise. Selles mõttes see auk oli tühjuses. Siia ma panin suure jämeda 5 millise raudvinkli alla ja sellega tekitasin siis siia uue koha. Ja viimase kohaga oli niimoodi, et see on nüüd 1.8 auk turbo oma ja see on siis nüüd selle käpa oma. Siit käpa seest ma keermestasin ära, keerasin selle poldi siia jõuga kinni ja siit ta siis käib lahti. Et selles mõttes teinekord saab neid käppasid eemale ka võtta. Ja lisaks tuli siis 1.8 plokil natuke maha käiata, et see on nagu, see käpp on nagu hambaga sees. Iseenesest see mitte kuhugi siit liikuda ei saa ja pealt näha ta näeb kõik nagu originaalne välja. Siinpool oli nagu väga lihtne. Kõik need 3 auku, mis selle käpal on, need olid ka siin plokis olemas. Et see siis klapib täpselt vanaga. Et see on siis nagu ütleme 80ndate algusest kuni 2000, kui tehti neid 058 plokki, et siis lasti kogu aeg sama mustriga. No samad lihtne liinitöö. Õlitoru jaoks ma tegin käpa sisse amba. Selle ma siis sain siit seest vahelt läbi panna. Siis ei ripuda ka kuskil väljaspool ei ole ohtu, et peksa saab. Ja see ei ole tavaline kummivoolik, see on siis hüdravoolik. Et kui ta roolivõim oli kannatab, siis mootoriõli jaoks on temast ka ammugi küll. Ja saingi mootori peale. Et läks siis oma kohtade peale nagu eelminegi oli tehase poolt. Et kui need eest padjad olid ära võetud, siis oli vähe lihtsam panna. Et tagumised padjad panin kohe paika, aga eest siis lükkasin need pärast vahele ja siis vedasin kinni. Selles mõttes tundub, et sobib ilusti. Vaatasin, proovisin kapott mahub kinni. Et ei ole liiga kõrge ka eest, aga midagi sellist. Hetkel on siis jah, need kasti, need plantsid on paljad. Aga nii ongi lihtsam, et lükkab sinna pärast uued simmerid ja need karikad sisse. Siis saab võllid kinni. Siinpool siis on nagu näha katti ka juba. Et seekord proovib siis originaalkatti kasutada või noh, see on õigemini juba B-osa, aga originaali kujuga. Siin autol on siis need roolivardud õnneks kaugemal. Tänu sellele ei jää vähemalt kohe roolivarras kati külge, aga see flants jääb väga vale nurga alla. See läheb keresse. Aga siin on erinevad variandid, kuidas see panna õige koha peale keerama, nii et saab selle asja ära lahendada. Järgmise sammule ehitasin ma tala ette. Siit siis käib õhk ka läbi, 2-1, hoiab mootorit kinni ja kuuleritoru ka. Sisuliselt ma lõikasin need otsaplaadid lühemaks või väiksemaks ja siis keevitasin siia 5 mm rauast nurgikut sisse. Et siis jääb ta väga tugev. Proovisin ka, poltisin auto külge, hüppasin jalgadega otsas, et küljest ära ei tule. Iseenesest ega tegelikult see jõud siia ette otsa peale mingi ülemäära suur ei ole ka. Sest näiteks 2.7 ei ole siin toru, vaid on mingi õhuke plekk, mis näiteks rohelisel läks kõveraks, kui õlifilter pihta sai. Ja selle ma lihtsalt lõi naabriga teistpidi sirgeks, nii et iseenesest see stress ei ole siin väga suur. Aga siin ma siis jätkan torudega.
panin siis roolivõimu toru külge, selle pistsin siit alt läbi, vaatame siit, ja siis tuleb siit tagant tuleb ta ülesse ja siis läheb siia taha ilusti külge. Kuna seda C3 toru ma ei saanud, B5 oma ma kartsin, et jääb lühikeseks, siis võtsin oma varudest B4 oma, sellist on 2.0 või 2.3 oma, väga vahet ei ole, need on ühesugused, väike pikkuse vahe neid, aga üldkuju on sama, nii et sellest torust siis sain ehitada sobiva. Lisaks on meil siis roolivõimu toru stikku nüüd küljes. Siia ma panen ka korgi ette, sellest ma vist varem mainisin ka, siis saab siia õli sisse valada. Nii ja siin mootori taga olid jahutustorud, need mis sealt radiaatorist tulevad. Siin on juba kiirliited, et siis ongi, et hästi väikse jupi pidin maha lõikama, siis sain ta siia kiirliite otsa panna, ilusti klambriga kinni. Edaspidi saab muidugi kiirliidetest lahti, kui on vajadus midagi siin teha. Ja siin pool on samamoodi, et siis kiirliide ja kiirliite külge lõdvik ja siin ma lõikasin ka väikese jupi ära, kuna 2.0 on see vooliku ots läheb jämedamaks, et siis tuli seda natuke kohendada. Järgmise sammuna panin siis selle tehtud ja värvitud talaautole külge. Sedasi ta istub. Siit poolt lõpetasin ka siis asjad ära, mis siin oli veel mul. See siduritross, käigu spidotross. Need panin kõik paika ära. Siit selle viimase roolivõimu oli peale vooluturu panin ka ära. Siis järgmine samm olekski see juhtme pundar, mis siin maas vedeleb. Selle ees muidu selle pleki küljes. Aga nüüd, kui see toru on siin, siis mul on mõte, et võiks selle pigem siia toru külge vist panna. Siis ei vedele see siin niimoodi ees. Sattusin siis veidi hoogu. Et panin siis praegu nende klõpsakatega need juhtmed siia, kuhu ma plaanin panna. Siis kogu kuuleri ring sai kokku. Ilusti siit poolt, siit alt 90 kraadi põlv, see on niisugune naljakas põlv, üks ots on 48, teine 54 milli. Siis siit tuleb meil kuuler ise. Kui küsite, kas see on liiga all, ei ole. Ma proovisin esininaga, et täpselt selle põlle randist jääb sama maa peale või isegi natuke kõrgemale. Et see aste siin on natuke petlik praegu. Siis kindlasti on vaja veel klambrit siia peale panna, aga kuna see kinnitus on ka siin kinni, siia panin ühe poldi ja kere külge 3 neeti, siis ei lähe siit enam kuhugi. Kusjuures neetidega on tehase poolt ka need B5-l ja C5-l need kronsteinid kere küljes, aga siin tuli 90 kraadine nurk lisada. Ehk siis nüüd meil on õhuring koos, sest sellele õhulugejaga variandile, kus veel map sensorit ei ole, õhulekked ei meeldi, siis nagu ei pruugi isegi käima minna näiteks. Aga järgmisena ma panin selle õhukasti siia külge. See oli üsna lihtne. Siin, kus see ülemine osa on, siia tegin väikse kinnituse, et see ei paista enam väljagi, see on täpselt autoga nagu üks. Siis siit sai kasti ülevalt kinni ja alt tegin kasti põhja, siukse ülemineku ja siia, kus originaalkast ka kinni läks. Ühesõnaga, see on nüüd ilusti kõvasti kinni. Natuke ikka liigub ka nagu originaalis, peab ka nagu liikuma. Siis sellel lõdvikul pean ka varu, see saab kõõtsutada siin end. Siit järgmisena tuleks see paagituulutuse teema ära ühendada. Jah, isegi selle 86 aasta relval on paagituulutus. Siin on see söefilter. Kuskilt, ma kohe otsin. Aha, siit tuli välja. Sisuliselt siia otsa tuleb see klapp kohe.
tegelikult ma toon selle kohe ära. Nii, pistsin selle klapi siia paika, et see on siis siin õhukasti küljes. See on ka üks põhjus, miks ma seda õhukasti tahtsin siia ikkagi. Ma ei ole 100% kindel, kas ta nüüd on õiget pidi, ma pean oma halli A4 pealt vaatama, sest mõnda asja ei pea ka meeles pidama. Nii, aga siis järgmisena ma vahetasin kütusefiltri ära, koos sellega vahetasin kõik torud ära. Need, mis siis lähevad siis filtrist mootorisse. Et siin on siis uus liin, mis tuleb siit. Ja teine uus liin on siit see tagasivool. Et siis nad lähevad siit paagi tagant läbi. Siin on niisugune täpselt koht, kus saab ilusti nad ära peita. Ilusti jäävad kandma, siis siin on kinnitus. Siis siit on nad siit juhtmete tagant ja siin oma vahel on ka neil kinnitus, see toetab siia raudtorule. Ja siis juba on mootori küljes. Ehk ühesõnaga nüüd meil on olemas õhk, meil on olemas kütus, see ajastus on ka olemas, seega puudu on ainult üks asi, elekter, aga seda juba siis vaatame järgmine kord.